tere hommikust, kell on 6 hommikul, vanad inimesed ei maga enam, istuvad öösel üleval ja käivad hommikul jalutamas ja mutisklemas, lugusid heietamas. Heietaks täna hea meelega millestki toredast, aga mõtlesin, et eks vaheldub natuke karjuma mutiskluse ka. Ja räägiks asjast, mis on nagu natuke suurema tähendusega kui ainult Eesti. Ehk räägiks sellest, mida peaks tegema, et see viimaste aastate hullust, ma pean silmas koroona apartheidi, et mida selle leevendamiseks lahenduseks peaks tegema. See on huvitav paadisild, saab alla minna just ei tohi. Känd on ka seal, kännule istuma minna. Kallakas alla minema. Meeldi allamäge kõndida. Jah, et mida peaks tegema, et seda olukorda leevendada. Üks asi on väga selge, et tuleb olla kindel, et sellist asja enam ei tehta. Ja kuidas saab olla sellest kindel, siis inimesed, kes meil läbi viisid, need üles enneolematut argust ja enneolematut jõhkrust. Kindel oletus on vaja, et oleks väga tugev ühiskonna hukkamõist. Ja teiseks, ei tahagi, hommikul on minuga veel juba vaadalik jõudnud. Botaanist välja, aga teiselt pool jõge mõtte botaanika aed ja nii ilus. Käige kõik hommikul kuus jalutamas, see on ilmtingimata vaja. Jah, et ma tulen tagasi teema juurde, lõpetan putkastam, et on vaja ühiskondlikku hukka mõista. Ja siis on need, kes seda nagu selle apartheidi süsteemi kehtestasid, et nemad peaksid ikkagi minema kandma reaalselt ja pikka vanglakaristust. Küsimus on selles, et auto praegu mööda. Kuidas tõsised haigused, kas on siin nagu mingisugune enesetappelikku kalduvustega inimene ei ole esiteks. Siin haiglas, ma lapsepõlves lugesin Decamerooni, ma kõik, kes oleme natuke vanemad inimesed, oleme Decamerooni lugenud ja teame, et milles sajand oli Firenzes, oli must surm, oli katkes ja seal oli mingi 2-3, kes suri või seal oli mingi enamik linnast nagu pooles maha. Päris jõhker oli see, päris jõhker ja siis oli see, Decamerooni on selline raamjutustus, eks ju, et noored, kes ütlevad, et krahvsid mehe nagu ei tahaks ära surra, et mida teha, lähme karantiini, eks ju. Karantiini minek, mõistlik samm, tahavad maakohta, eks ju, tollal internetit pole, telekat ka pole, raamatut ka pole, mida sa teed, eks ju see. Interneti pole, seal raamatuid ei ole, sul ei ole midagi teha, siis sa oled ise oma internet, oled ise oma film, eks ju. Ja hakkad rääkima lugusid. Ja need lood ongi siis, mis nad räägivad, seda karantiinis ongi see raamat, Decameron. Muidugi see on tõsine, et kui on mingi tõsine tõbine, kui see koroona tuli, eks ju, mina olen kohe, et okei, võtame väga tõsiselt, eks oleme kõik karantiin ja ei ole mingit probleemi, eks ju. Aga see oli väga ruttu näha, väga ruttu. Ütleme, et esimesed need piirangud, et ma nende peale ei ole väga vihane, seda tõesti ei tea. Kuigi sellel on kaitstud. Poliitikute puhul peaks nagu eeldama, et nemad nagu teevad rohkem sellist eeltööd, et kui minul ei ole aega, nii palju igasuguse maailma asjadega kursis olla, tahtmist ka ei ole, aga võib-olla poliitikas on nagu tema töö, eks ju, tema töö, kui ta on minister, eks ju, tema töö on olla kursis asjadega ja mitte ainult lugeda mingit, ma ei tea, Eesti ajakirjandust, isegi mingit Ameerika ajakirjandust, ma ei tea, Lääne-Euroopa, ta on nagu mitu sammu eespool ja asju nagu vaatama. Ja nii, et ütleme niimoodi, et vaja oleks aru saada, mis hetkel teatud poliitikud, et see asi ei ole nii hull. Ja mina teeks seda puhtalt alguses, jah,
ma olin niimoodi, et see on tõsine asi, lähme karantiini, paneme kinni, eks ei ole probleemi, sest mustkatt on mustkatt, eks ju, siin on tulekul mustkatt, nagu ma olen. aga päris kohe alguses mul oli vestlus paari inimesega, kes ei olnud esimeses nooruses ja üks oli mingi 60-aastane, kirjas on seotud, et siis oli koroona, eks ju, ja mis siis juhtus, et kuidas see haigus siis kulges ja no sümptomid on kirjas, et tavaline külmetus ja nohu. oi-oi, et see on küll väga imelik ja see oli päris ruttu. Jälle väga ilus puu, ma pean selle ümber keerama. See on hästi ilus päikese käes, see on ideaalne kellaaeg puude pildistamiseks ja filmimiseks, mulle tundub. Ideaalne. Ühesõnaga, ja see oli kohe päris alguses selge, nii et mõtleme, et võib-olla küsimus oli tegelikult, ma arvan, võib-olla nädalates. Ei olnud isegi kuu. Et kõik poliitikud, kes olid nagu selleks hetkeks, kui oli teada, et asi ei ole must surm, eks ju. Selleks hetkeks on vastutavad ja peavad siis minema ikkagi väga pikaks ajaks vangi. See on ainukene võimalus, sellepärast, et kui me ütleme, et tunnustame nüüd ära, oleme kenad ja siis nad hakkavad seda kordama. Nad hakkavad seda tegema veel ja seda ei saa lubada. Minu enda isiklikust elust, võib-olla tahan ju väga rääkida, aga igal ühel on olnud mingid probleeme, et kuidas mina suhtusin, kui need rohud tulid, eks, mida rohud, need nõndanimetatud vaktsiinid, mis tegelikult ei ole vaktsiin, sest vaktsiinil on väga selge definitsioon, eks ju, vaktsiin on see, et kui ma teen vaktsiinis, ma ei jää haigeks esiteks, ma ei levita, eks ju, ja muidugi neil on ka teatavad turvalisuse nõuded. Mina olin sel hetkel, kui koroona jälle, eks ole, ilus puu. Ma ei saa rääkida, kui ilusad puud tulevad ikka igal pool vastu. Meeletult ilusad. Jessand, see on ka nii kena. Hakkan iga päev kell 6 välutama. Mina olin sel hetkel, kui see koroona tuli, mina tegin osaajal käsunduslepinguga. Tegin tööd Tartu Rahvaülikoolis. Ma õpetasin seal peamiselt täiskasvanutele inglise keelt. Mul oli ka katalani keele grupp oli vahepeal, hästi armsad inimesed. Mul oli mitu inglise keele gruppi lausa, jah. Mul oli nädala sees, mul oli meeldis, mis nädala hommikut oli, see oli eriti äge grupp. Aga mul oli nädala keskel oli ka nädala alguses tegelikult. Ja siis oli katalani keele grupp oli mõtlesin ja siis aeg-ajalt sai mõne inimesega eesti keelt sai vist õpetatud ja siis olid need ikkagi asendas soome keele tund ja ühesõnaga see oli selline mõnus koht, et see palk oli seal täiesti naeruväärne, aga ja tegelikult ma isegi maksin, tegin null tasu eest tööd, sest ma olin ka sel hetkel nii, et ma oleks võinud, kuna ma õppisin ka, eks ma oleks toimetuleku toetust võtta ja see on niimoodi, et kui sa ei saa seda võtta, kui sul on sissetulekud, eks ju, nii et tegelikult ma lihtsalt tegin suure osa ajast neile täiesti tasuta tööd, aga miks ma seda tegin, see oli see, et see pakkus mulle rõõmu, see oli nii tore oli minna sinna, juua kohvi, rääkida kolleegidega juttu, ma olen väga tore prantsuse keele õpetaja oli, keda muidu prantsuse keelt rääkisime ja üks väga tore hispaania keele õpetaja oli kuubalane, ta suri vist ära ja tema oli ka hästi äge tüüp, rääkis väga hästi eesti keelt ja see hästi mõnus koht oli ja selline õdus ja see tegi ta sellise kuuluvuse tunde võib-olla ja mul siis juhtus, kui see koroona tuli, siis tuli, kuna ma olin seal tööl, siis ma ei olnud kooliõpetaja, aga ma olin ikkagi seal õpetajate nõndanimetatud eliitnimekirjas, mis tähendab seda, et mul oli võimalik saada seda AstraZeneca eksperimentaalvaktsiini, mis ma nagu aru saan täna sellega suures riikides on keelatud, see on ohtlik oli ja Eestis vist ka seda enam ei tehta. Aga minu suhtumine ei olnud selline, nagu ütleme mingisugustel, nagu kutsutakse vaktsiinivastased või mina vaktsiinivastased inimesi väga palju ei tunne, sest enamik, kui nendega rääkida, ikkagi vaktsiinivastased ei ole, nad on lihtsalt, ütleme natukene rohkem kriitilised või ei pea vajalikuks ennast, ma ei tea, igat rämpsu ka täis süstida, eks. Ja ma ei ole, ma mõtlesin, et võiks teha ka, aga võiks ka mitte teha ja ma ei tea sellest haigusest piisavalt, ma sellest rohust ka nagu piisavalt midagi ei tea ja üleüldsegi, miks ma pean olema eliitnimekirjas, kui ma tolleks hetkeks ma ei olnud veel 50 täis ka ja mõtlesin, et siin on vanu väetis inimesi, kes võib-olla hakkavad musta surma kohe siin surema ja
issand, jälle kui ilusad lehed, ma vaatan seda pildistada. Hommikul käid ilmselt jooksmas, mitte rahulikus rütmis jalutamas. No ja siis ma mõtlesin, et kuna ma olen selles, et jah, et vanad väetid inimesed, nad nagu vajavad seda rohkem kui mina, et mis ma siin nagu ees töllerdan, et ma annan oma koha lihtsalt neile ja siis, kui tuleb see päris nimekiri, siis ma võtan jalad kõhu alt välja ja hakkan tegutsema. Ja aga selleks, kui see päris nimekiri tuli, oli mul asi väga selge, et see asi on nagu väga sellise roiskunud kalapea lõhnaga. Et jah, ja siis ma otsustasin, et tervisalas otsus peab inimene tegema targalt, eks ju, ja minu otsusi ka mõjutab tegelikult, võib-olla mõjutas väga palju see kirjandus. Näiteks on selline tore raamat, mõnus tellis Toomas Manni Võlumägi, mille ma olen lugenud omal ajal läbi katalani keeles, raamatukogus oli katalani keeles, kui ma Kataloonis olin, siis ma lugesin selle katalani keeles läbi. Ja siis seal on väga huvitav selline seltskond, muidugi rikkam seltskond, kes on tõsiselt haige, kopsuhaigus, tuberkuloos, eks ju. See on ikka tõsine tõbi, tol ajal ravi ei olnud, rikkamad käisid kuskil mägedes, võib-olla õnnestus pikenda elu, võib-olla mõnel väga õnnelikul, võib-olla isegi võis terveks saada, aga ikkagi enamus teadsid, et nad on surmalapsed. Ja mind hämmastas nende käitumisviis, mis oli väärikas. Nad inimesed teavad, nad surevad ja nad käituvad väärikalt. Ja siis me näeme, et on mingi koroona, millest on teada, et surma nagu suures osas ikkagi ei tule, eriti kui mingi 20-aastane terve noor inimene, eks ju, mida sa kardad, eks ju. Ja sa näed, ma nägin, kuidas nad värisesid mingid 20-aastased inimesed maskide taga. Ja see oli häirivam, kui koroona. No ühesõnaga, ja kui see tuli, siis see päris mõtlesin, ma ei taha seda teha, ma ei näe seda põhjust teha, et asi, mis mind ei tapa, et ma parem põen selle läbi, eks ju, ma olen lapsepõlves põdenud leetreid, ma olen tuulerõugeid, mumpsi, kõik, eks ju, ei olnud nagu probleemne ja ma võtan selle loodusliku vaktsiini, kui see kallale tuleb. Ja see tekitas sellise väga negatiivse reaktsiooni. Ma ei saa öelda, mida tähendab vallandamine, see on tööleping ja see tööleping lõpetatakse. Ma olin kogu aeg käsunduslepinguga, aga mingil hetkel ma sain teha Zoomis ladina keelt, õpetasin Zoomis väga toredad inimesed, hästi tore oli, mõnus. Aga siis see lõppes ka ära ja see oli see surnud kassi hüpe ka, et see on vist börsi termin tegelikult, aga surnud kassi hüpe on inimese inimloomusega on selline tunne, et kui tekib mingi konflikt, eks ju, siis on inimesed lõpetavad kohe suhte ära. Aga tegelikult see nii ei ole. Et tegelikult on nii, et tekib konflikt ja siis tuleb surnud kassi hüppe enamasti. Ja mis tähendab seda, et pärast konflikti lõppu toimub selline rahunemine või hetkeline leevumine, siis tekib selline olukord, nagu poleks konflikti olnud hetkeks ja siis lõpeb ära. Siis on lõplik krah. Issand, jõgi on ka nii ilus täna. Nii, ja siis see oligi, et ütleme pärast seda lõppu oli siis veel natukene oli seda ladina keelt. See oli minu surnud kassi hüppe, oli surnud keel, ehk siis ladina keel. Ja nojah. Ja siis on, ütleme, et kas selline asi sai toimuda, selline sekkumine, siis see vajab karistust. Nüüd ma ütleme, et mul on olnud väga raske ka selle vastaspoolega suhestuda, sest ütleme nii, ma käisin ühel meeleavaldusel ja ma läksin sinna kohale ja ma ütlesin väga selgelt, et mina ei tegele teiste inimeste eludega, eks ju, et kui keegi tahab mingeid eksperimentaalravimeid tarvitada, eks ju, või vaktsiine või mida iganes, siis see on tema elu, eks ju, ja mina ei tule siia ühtegi halba sõna ütlema ühegi mingi eksperimentaalrohu vastu. Laske käia. Et see on et ütleme, paljud need nõnda nimetatud vaktsiini osas, ma ei tea, kes nad tegelikult on, eks, aga nad umbes räägivad sellist juttu, et mingid puhtaverelised ja ma ei tea, süstitud ja ma ei tea, selline imelik jutt, et see mulle ka ei sobi. Ja ei sobi ka võib-olla see, keegi tuleb kallistama. Ja selle meeleavaldus oli ka see, et keegi ütles mingit, ma ei tea, mingit nuluõli, ma ei tea, mingit
ma ei tea, mingit männi, ma ei tea, mis käbidest tehtud, et oma organismi puhastada, üritas mingit sellist kraami seal müüa, no see ka nagu ei ole väga eetiline, eks ju. Ja siis olid seal mingid vene noorukid, kes on sellises vigases eesti keeles mingid plakatid seal kiiruga tegid, eks ju. Ma räägin, et Venemaa kasutab igasuguseid liikumisi enda heaks ära, no muidugi kasutavad, ega nad lollid ei ole, eks. Aga see ei tähenda seda, et ikkagi, et no minu seisukond on lihtne, eks ju. Minu sõber ei ole vastav sellele, mis arstirohtu keegi tarvitab. Kui keegi ütleb, et okei, ma võtsin seda eksperimentaalvaktsiini, et kas me nüüd saame ikka veel sõbrad olla, muidugi saame. Võtta ka see 3 korda päevas ikka saame, no ma võib-olla arvan, et 3 korda päevas ei ole väga kasulik su tervisele, aga ikka saame, jah, et või vastupidi, keegi ütleb, et ta ei võtnud seda, siis ka, et mul on selline, et iga inimene otsustab ja minu jaoks oli see, et vastavalt nagu oma tervislikule olukorral tuleb see otsus teha ja niimoodi käituda, aga no see, et riik hakkas nagu inimesi, kes ei olnud tegelikult ohtlikud. Vabandust, ma ei saa jätta neid puid filmimata, ta on nii ilusad. Et jah, et inimene teeb ise selle otsuse ja minu otsus ma näen, ma olen ju siin, ma räägin, eks ju. Ma olen siin, ma räägin ja mis tähendab seda, mu otsus oli õige. Et kas ma jäin koroonasse, ma esiteks mõtlen, et ma ei tea seda, sellepärast, et see suhtumine oli minusugused inimesed oli niivõrd negatiivne, et ma tundsin, et ma ei suuda arsti juurde minna, sest ma lähen arsti juurde, tekib mingi selline ala doktor Mengele olukord, eks ju, no ei saa. Ja siis ükskord oli küll, et oli mingi külmetuse moodi asi, kus ma nagu köhisin ja selline imelik nagu, aga see läks ka mööda ja aga üldiselt ma ei oldki väga haige, jah, ükskord oli jah, see, kus ma olin mingi 6 aega köhisin, aga ma ei tea, see oli päris lõpus, see oli juba seal, ma ei mäleta, millal see võis olla, 2002, see oli siis, kui hakati ähvardama kui oli Austrias oli mingid ähvardajad, et panevad inimesi vangi ja ma mõtlesin, et see on nii palju inimesi, kes tahavad vangi panna, et kas peavad mingid koonduslaagrite võrgustikud ehitama või kuidas nad kõik ära paigutavad, kuhu nad kõik ära paigutavad, eks mul tekkis päriselt hirm, et Eestis tuleb ka midagi sellist, et hakatakse vangi panema, et see oli see, jah. Võtta sellist asjades inimesed nagu ehmatatakse ja no see muidugi see aparteid, et no Eestis on näiteks, ma siin käin tihti, ma mõtlesin, kas tegin botaanika aias, mis on mul üks lemmikpaik kindlasti Tartus. Ja ma käisin vanasti ka seal majas sees, et seal peab pileti ostma või ma ostsin selle pileti ja seal majas üleval on need kaktused, väga armsad ja praktiliselt iga kord, mitte praktiliselt, vaid lihtsalt iga kord, sõna otseses mõttes, sest Eestis ei käi keegi muuseumites. Eestis on muuseumid tühjad, ainult mina käin nendes. Iga kord, kui ma seda muuseumis olin, siis ma üksinda kaktuste seas ja mõtlesin, okei, nüüd on seal ukse peal silt, et peab olema koroona tõend, muidu sa sinna kaktust vaatama ei saa. Ja kaktus nakatab koroonasse. Et ma nagu istun seal üksinda mingisuguses kaktuste seas, mingis spetsiaalses õhus ka, sest kaktused peavad olema nagu teatavas tingimustes, eks ju. Ja siis seal levib koroona ja siis mina ja kaktus kärvame. Ma ei tea, see oli aha. Jah. Et see oli jah, ja siis muidugi need koroona tõendid, mis olid, linnas oli igal pool, et see tegi sellise kohutavad, ma mäletan, kuidas ma kõndisin linnas igal pool, eks ju, kohvikutel oli jõned, ja enne oli mul väga tavaline, kui ma käisin jalutamas enne koroonat, et ma jalutan mingi tunnikesse või 1,5 ja siis astun kuskile sisse ja tassin kohvi, eks ju, mõnikord raamat oli kuskil kotis ja lugesin seda raamatut ja siis liikusin edasi ja nüüd ma järsku ei saanud mitte kuskile sisse, sest kõikjal oli see tõend. Ja ma mäletan, kuidas ma seisin ühe kohviku akna taga ja seal vaatasin sisse ja seal oligi ainult üks inimene oli sees. Muidugi üks inimene, Eestis on igal pool üks inimene igal pool. Ja mina olen seal lumehanges seal kuskil akna taga ja vaatasin sisse, see imelik tunne oli, sest ma ei saanud sinna sisse minna.
ja siis oli pärast, kui ta ära lõppes, siis oli selline asi, et ma lihtsalt ei suutnud kuskile minna tükk aega. No ma lihtsalt ütlesin, et ma ei saa, mul hakkab halb. Füüsiliselt ma kukun kokku, ma ei saa minna, sest aparteid on rõve. Ütleme aparteid, et kas mul on nagu kokkupuudet ka päris selle, mis on Lõuna-Aafrika aparteidiga. Ei, ma selle aparteidi ajal ei ole Lõuna-Aafrikas käinud, aga ma käisin seal siis, kui oli see Balkanise pommitamine, jah, sellel käisin. Ja siis 20. sajandi lõpus ja siis oli selline olukord oli küll, et ma käisin ühes avalikus WC-s ja tulin sealt kabiinist välja, et käsi pesta ja seal oli üks noor kohalik tütarlaps ja ta võpatas, kui ta mind nägi, tõmbus kohe kõrvale, ütles, et sorry miss, vabandage preili. Et tal oli selline instinkt, et nad ei selle aparteidi ajal ei tohtinud olla seal ja avalikus tualetrumid, sest see on nii hiljuti ära muudetud see seadus ja ta ikkagi tundis piinlikkust, et umbes, et kuigi tema oli järjekorras, eks ju, tema pidi enne mind minema, eks ju, käsi pesema. Aga ta tundis ta ehmatas ära, et ta nägi valget inimest ja hakkas kohe vabandama. Ja see oli minu jaoks nii kohutav, et ta vabandab selle pärast, et mida sa vabandad, sina oled järjekorras, eks ju. Et jah, et selline aparteidisüsteem oli raske. Mis see tekitas, oli see, et selle koroona ajal, eks ju, vahetult enne koroonat ma juba tegelikult otsustasin, raha ka mul tollel hetkel ei olnud ja ma otsustasin ka, et ma ei taha reisida kuskil käia, et mulle piisab, et ma käin oma väike territoorium, kus ma eksisteerin, eks ju. Ja koroona on muidugi see võimendus, aga see üks asi on see, otsustad ise, et sa oled väiksel territooriumil ja siis ei häiri sind. Aga teine see, et keegi teine otsustab selle sinu eest. Ja siis hakkab sind häirima. Ja selle koroonaga oligi nii, et ma siis ei saanud mitte kuskile minna. Ja minul on see, et ma ihu üksinda käin ju kaugetel maadel, eks ju. Ja ma olen öelnud, et mul on kaugitte kergem sõita, kui kuskil Kopli trammi peale minna. Ma olen lennukireisida natukene rohkem, ma ei tea, tänapäeval võib-olla enam ei ole, jah, aga ühesõnaga jah, et ma olen harjunud kaugetel maadel käima, aga siis mul, kuna ma olin mitmed aastad, liikusin praktiliselt 1 kilomeetri raadiuses, eks ju ainult, mis oli ikka väga, väga huvitav elu muutus, väga huvitav minu jaoks. Ja siis mul tekkis hirm hakata, esimest korda elus tekkis hirm üksinda reisida. Et see oli selline asi, et ma ütlesin, et issand jumal, et kes see isik on, et seda inimest ma ei tunne enam. Aga see hirm tekkis ja ma mõtlesin, et kui hirm on, siis tuleb kuidagi lahendama ja siis selle sama lahendi, mida ma teistele soovitad, kes tahavad hakata üksinda reisima, et alustada tuleb väikeselt, eks ju. Ja see minu esimene samm oli see, et ma läksin, sõitsin luksbussiga Tartu bussijaamast Pärnusse. Ma olin merest ka väga palju puudust tundnud ja siis ma jalutasin ihu üksinda jälle seal, muidugi alati käisin seal madalhooaegadel randadesse, mul kaugiks hobi, jalutasin seal külmal rannaliival Pärnus. Ja Pärnus tagasi täitsa ma tundsin, et ma saan uuesti alustada, ma suudan uuesti alustada. Ja siis muidugi tulid peale kohe, tuli võtta selline natuke kaugem, siis ma sõitsin, aga siis oli nii, et kui ma pean sõitma, siis ma mõtlesin, et ma sõidan niimoodi, et ma ei tohi teada, millal ma tagasi tulen. Et see on see tõeline eksam, eks ju. Siis ma ostsin ühe otsa pileti, ostsin Ryanair Tallinn-Barcelona, maksis mul mingi 20 € millega, mingi väga eripakkumine, väga huvitav. Ma olin seal oma ette, mul oli tagareas, oli kõrval iste oli tühi ja kõige viimas reas oli lennukis, mis mul lemmikkoht ka niikuinii. Ja siis, kui ma seal jõudsin Barcelonasse, kus ma, koht, kus ma olen elanud, siis ma ei tundnud seda kohta enam ära, see oli niivõrd alla käinud, kõik see massimigratsiooni särgid, eks ju. Ja siis, peaks minema väiksemasse kohta, liikusin sealt edasi rongiga kohe Tarragonasse. Ja siis Tarragonas olin ka ja siis hakkasin mõtlema, et mida edasi teha. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen Kreekasse. Ja üldse mul on nii, et ma ei taha käia väga riikides, mille keeli ma väga ei oska. Aga ma olen vanakreeka keelt õppida, sest ma saan inglise keelega kuidagi hakkama seal. Enamasti turistid nad räägivad, kui turistid kohe inglise keelt, nad eeldavad, et turistid ei oska, eks üle. Sõisin Kreekasse, Ateenasse. Hea meel Vuelinguga läksin. Et hea meel on, et
et sai ära käidud. Aga enam ma vast Kreekasse minna ei tahaks, et see ei ole minu maitse järgi koht. Sellest ajast, kui ma hakkasin ka esimesi videosi panema YouTube'i, et esimene video, mis ma paningi, oligi, kui ma saabusin Barcelonasse Ryanairiga. Ja siis sealt mõned fragmendid Tarragonast panin oma kanalile. Ja siis ka Ateenast. Jah, need varemed ja see vana antiik-Kreeka kultuur, see oli muidugi väga, väga meeldiv. Aga kõik see muu, et Lord Byron tegi vea, et need inimesed türklaste käest, et inimesed on täpselt samast türklased, lihtsalt kristlased. Ja, pole poliitiliselt korrektne, aga nii see kahjuks on. Nii, ja siis pärast seda tagatulekut otsustasin, et ma enam ma juba tervenenud, ma endise mina tagasi saanud ja siis hakkasin läksin Argentiinasse ja siis käisin Hongkongis ja väiksemates kohtades ka igal pool. Hiiumaal, Saaremaal ja nii edasi. Aga jah, et selle asja, et ühiskonnas saaks toimuda tervenemine, mitte ainult Eestis, on vajalik see, et need, kes selle õuduse tekitasid, kes ütleme selle psühholoogiline vägivald, kõik see inimeste hävitamine, kõik see, just seda sorti inimesed, kes ennast nimetavad sallivateks ja sõbralikeks, väga sallivad ja sõbralikud. Need, kes näitavad selles argust, see arguse moment oli ka minu jaoks oli selline väga, väga häiriv, väga häiriv. Need inimesed peavad minema, kes on juhtpositsioonidel olid, kes selle tegelesid, peavad minema, võtma vastutuse minema vangi. Üks mu reis oli, kui ma tõisin Tartu bussijaamast lennujaama, Tallinna lennujaama, siis samasse bussi tuli Irja Lutsar. Ja see oli küll selline olukord, et selle hetkel ma olin väga, väga häiritud kogu sellest vägivallast, mis oli toimunud ja mõtlesin, et jah, et väga huvitav, et kui loodame, et ta minu kõrvale ei satu, sest kui ta satub, siis tõenäoliselt mind enne Tallinnasse saabumist arreteeritakse. Jah. Sest see jah. Ja kõik kogu see seltskond peab võtma vastutuse ja minema pikaks ajaks vangi. See on see sõnum, et kui seda ei toimu, siis ühiskonnal ei ole tahtmist seda olukorda ja probleemi lahendada. Ja see on minu sõnum, see on väga selge sõnum, ükskõik kui puterdades või kuidas ma seda ütlen. Ma olen öelnud, et kui Kaja Kallas või keegi tuleb mulle vastu, Kaja Kallas tuleb vastu kuskil, ma ütlen rahulikult, te olete kurjategija, te peaksite olema vangis, te peaksite kandma eluaegset vanglakaristust praegu, mitte siin vabalt ringi jalutada. Vaat. Argusest ka võib-olla siis paar sõna, et see arguse probleem on just, et see noorte puhul see mind väga häiris, et kel tõesti see koroona ei olnud mitte mingi oht, eks ju, ja kuidas nad värisesid ja just, et Tartus oli mingi hetk oli selline olukord, kus oli maskide kandmine oli soovituslikult või isegi tungivalt soovituslik, aga ei olnud kohustuslik. Ja siis ma vaatasin, kes kannab seda. Ja kõik noored käisid, osad olid mingid disainermaskid, mingid hipstermaskid ees. Ja vanad olid kõik palli näoga, traavisid mööda turgu ringi, eks ju. Ja mis maski, mul oli huvitav mask vahepeal, mul oli see mask, et ta oli võrksukk, aga ta oli selline villasest lõngast. Nii et ta tegelikult oli selline maski kasutegur oli väiksem kui 0, mis ma arvan, aga lihtsalt see oli selline, ma arvan, et lõpus oli mingi sümbol, et nad isegi võivad uskuda, et see midagi kaitseb või kuidagi aitab, aga lihtsalt see et sa kannad sellist vormiriietust või see oli selline sümbol, et sa allud vastu vaidlematult sellele süsteemile ja sa kannad maski. Ja see oli jah. Ja see argus oli niivõrd hakkas mind häirima, siis hakkasin enda hirme ka ju selles mõttes sellel hetkel uurima ja siis mingi hetkel sattusin vaatama neid benchhüppe videosid. See oli nii õudne asi, et mul võttis väga, väga, kogu keha võttis nõrgaks. Mõte, et just eile vaatasin just, olid mingid lapsed, kes Tallinna teletornist 170 kilomeetri kõrguselt viskasid mingid purke langevarjudega alla, mingisugune kooliprojekt. See on väga tore lapsed, aga see vanatädi, kes siin praegu seda videot teeb ja siin mõtiskleb hommikuses Tartus,
viskus pea ees, nagu öeldakse, 233 meetri kõrguselt. Ja vaat. Ise, mitte mina, ise, jah. Vaat nii selline olukord, et siis ma argus tekitaski selle mõtte, ma lõpuks, et ma hüppan ka, et ma nagu näitan, et elus on oluline näidata üles mehisust, sest tõesti minu jaoks oli see niivõrd õudne, et ma pidin nagu ligi aasta ette mailselt ennast ette valmistama, et sinna üldse minna ja sellest hoolimata, kui sinna üles minna, siis nagu keha ütleb üles, see on kole, see on väga-väga kole seal. Aga ma sain sellega hakkama, sest ma ütlesin, et just ja ma arvan, et ma ei oleks võib-olla ilma koroonata ja selle terrorita ja selle aparteidita ja selle inimeste sellise koleda jubeda suhtumiseta. Ma ei oleks sellega hakkama saanud, aga siis ma sain hakkama sellepärast, et ma mõtlesin, et mu elu on mõttetu, mu elu on absoluutselt mõttetu, ma olengi juba surnud, kui ma ei saa hakkama, kui ma ei näita üles vaprust. Ja kui ma alati nagu uhkustan võib-olla sellepärast, et meil antakse need filmid kaasa et filmitakse seda ka mu YouTube'i kanalil. Vaadake, kui tahate, kuidas ma kokku kukun. Aga millele ma soovitan oma YouTube'i kanalil tähelepanu pöörata oma videote pikkusele. Mu videod on ikkagi lühemad kui tavaliselt. Enamasti on ikkagi natuke pikemad, sest inimesed saavad nii ruttu hakkama. Aga minu arust tänu selle koroonale, sest ta oli positiivne, selles mõttes oli ta positiivne, jah. Ja tänu, ma ütlesin, et ei, ma lähen nagu ühe lugemisega ja ma lähen kohe. Et ei ole vaja mind patsutada ja väga veenda. Vaat. See oli siis see väike puterdus mõtisklus. Aga kui see kokku jälle võtta, siis on see, et need, kes selle süsteemi tegid, ja mitte ainult Eestis, ma arvan, aga teistes riikides peavad teised inimesed ise arutama, et kus mis laadi nende olukord oli ja mida oleks vaja teha, aga Eestis kindlasti see, et või öelda, et need, kes selle apartheidi-süsteemi tegid. Ja mis see näitab, et see olukorra tegelikult seda absurdsust on see, et kui on tõsine haigus, eks ju, kui mul on näiteks midagi tõsiselt viga, eks ju, siis ei ole selles, et mis on poliitiline olukord, eks ju, et kas on kuskil mujal sõda võeteks või ei ole või kas on eskaleerunud sõda või mitte eskaleerunud sõda või mis ilmselt toimub, eks ju. Mul on köha, eks ju, mitte nii, et Putin viskab pommi, siis järsku köha enam ei ole. See lihtsalt ei ole, võib-olla okei, et Putiniga pommi ehmatusest kergelt mingi haigust ehmatan küljest ära, eks ju, ma ei tea. Aga räägime tõsiselt praegu, haigused on haigused, eks ju, et ma olin jalaluu sodi, eks ju, Putin viskab pommi, järgmine ei ole jalaluu mitte sodi, jalaluu edasi sodi, eks ju. Ja siis niipea, kui see olukord eskaleerus, eks ju, Venemaa sekkus, kui lausa mitte enam, ütleme sellisel kaudsel viisil, vaid lausa väga otsesel viisil, eks ju, see sõtta, eks ju. Siis koroonat järsku enam ei ole. Ja just see on täielik komöödia. Tegelikult see oleks komöödia, kui see ei toimuks minuga, eks ju, kui see ei toimuks siin, siis see on mingi tsirkus või. Aga kuidas see toimus siin, see selge, et seda koroonaga kasutati inimeste. Ma ei tea, mis sellega tehti, see on võimatu, et on tõsine haigus. Ma ütlen, et kui see olukord ei oleks eskaleerunud, kui Putin ei oleks seda sõjaväge sinna Ukraina sisse viinud, siis oleks see maskide kohustus ja aparteid ja kõik oleks edasi läinud ja meil oleks kõik siiamaani, kes võib-olla mingi digitaalsed koroonapassid, kellel on see pass, kellel ei ole, eks. Mina oleks siis vanglas hoopis, sest allumatus, eks ju, süsteemile. Ja muidugi nende ütleme kaks asja, eks ju, need, kes teesklevad, et seda ei toimunud kõike, mis toimus. Ja need, kes ütleme, põlastavalt siia suhtuvad inimestesse, kes ei tahtnud seda eksperimentaalvaktsiini, kes ja arvavad tõsiselt, et sundvaktsineerimist ei olnud. Okei, üks asi on sundvaktsineerimist, et võetakse kinni, eks ju, seotakse kuskile kinni ja siis keegi hakkab siin süstima või ma ei tea, mingid rohte sisse andma kuidagi. Ja teine on see, et sul võetakse ära, eks ju, kõik, sul võetakse töökoht ära, sult võetakse võimalus inimestega suhelda. Ütleme, see kohvikutele on irvitatud, eks ju, aga ma ausalt öeldes ise ei irvitaks kohvikute üle selles mõttes, et kohvik on ikkagi selline oluline selline ühiskonna selline osa. Ta on isegi, seal ei käida ainult kohvi jooma, sa käid tundma sellest osana kellestki, eks ju, või millestki, eks ju. Et see on väga-väga väga oluline tegelikult.
ja see võeti ka ära, eks ju, ja siis ei olegi seal midagi enam, siis ongi, jah. Et jah, et minu enda lahend on mitte suhestuda, ma ei suhestu enam ühiskondadega, et no näiteks see on väga levinud, ma olen igasuguses listides, eks ju, ja tuli igasuguseid kutseid, et umbes, et meil on mingi üritus, keegi esitleb oma raamatut näiteks, no, teatavad kuulsused on esitlenud raamatuid, mõtlen, kui ma neid päriselus näed, siis mõtlen, et näete, et väga kahju, et me alles nüüd kohtub, et tegelikult ma tahtsin tulla juba mitu aastat tagasi teiega tutvuma, aga näete, ei saanud, sellepärast, et mul tuli listi kutse, et esitlesid oma raamatut ja seal oli all minusti lause, et kõik on tere tulnud, ma juba hakkasin rõõmustama, aga siis pärast seda lauset oli lause, et kontrollime koroonatõendit. Et ma tean, et kõik on tere tulnud, kontrollime koroonatõendit. Järelikult need inimesed, kes selle terrori, selle apartheidi nagu kehtestasid, otsustasid, et termini alla kõik ei käi väga suur osa elanikkonnast. Ja see oli väga jah. Ühesõnaga, nad määrasid need inimesed meid olematusse. Ja no siiamaani eputasid oma voorusvöödega sotsiaalmeedias. Tollal oli üks see koomik Cecil, vist on ajakirjanduses ka mingites koomiksides olnud, et see nagu hirvitas selle üle, et tal oli mingi väga huvitav nagu selline pseudo Facebooki selline voorusevöö, selline pilt oli lihtsalt tehtud, eks, ja seal oli umbes, et mul on mingi päraku küünal paigaldatud, endal silmad olid kuidagi grillis ja punaseks tõmbunud. Et umbes, et teavitage kõiki oma meditsiinistest otsustest ja tegudest teisi inimesi. No nii, et siis võib-olla rohkem ei puterda mõtiskle, aga paneme siis need terrori tekitajad vangi.